Eesti tooted ja Eesti ilutööstus. Siin on brände juba nii palju, et ma arvan, et on üks õige aeg teha selline postitus, mis on ajendatud väga palju minu enda kogemustest. Näiteks The Difference on ju ka Eesti bränd, siin välja mõeldud, siin toodetud, aga kui ma käin poodides või esitlusi tegemas või räägin klientidega, siis väga palju on inimesi, kes ei seosta The Difference Eestiga. Kui nad sellest teada saavad, siis tekib kaks leeri, ma tahaks öelda. Üks on see, et oh my god, kui tore, et mul on teie tooted ja ma olen nagu näinud, aga ma pole seostanud. Nüüd, kui ma tean, et see on Eesti, ma tahan veel rohkem neid kasutada. Ja siis mul on olnud ikkagi täiesti mitu korda, kui on inimesed öelnud ei, Eestis ei tehta piisavalt kvaliteetset kosmeetikat, et ma kindlasti ei osta, aga aitäh, et ütlesite. Ja ma arvan sellest ajendatuna ja tegelikult teine teema veel, et ma ikkagi suhtlen väga paljude teiste Eesti brändiloojatega ja meil on, kuigi eestlastel see koostöö tegemine sageli on, nii nagu ta on, mis on, kuidas on mingi vana sõna või ütlus, et ühe eestlase parim toit on teine eestlane. Aga mina ei tea, mina olen küll siin, et seda kummutada ja mis meid on teiste Eesti brändidega väga lähedaseks teinud, on see, et me käime juba 2-3 aastat, kes on 3 aastat käinud Itaalias ilumessil, sellepärast, et meil on ju kõigil üks ühine huvi, me tahame ju eksporti teha. Ja siis see, et sa oled seal 3-4 päeva koos, see on meid väga palju lähendanud ja sellest ajendatuna on tekkinud ka väga palju selliseid lõbusaid lugusid, nagu ikka ju inimesed ja lood ja see kõik on seotud. Ja ma tahaks alati öelda seda, et kuigi me oleme kõik omavahel konkurendid, siis see konkurents ei ole midagi, mida karta. Et vastupidi, see konkurents tegelikult teeb meid tugevamaks. Et mida rohkem me teineteist tõstame, kiidame, seda paremini hakkab meil minema kõigile, et hea sõnad saab alati teha ainult head. Ja ma mõtlesingi, et need asjad, mis mul siin on, siin laua peal, siin minu ees, need on tegelikult need tooted, need 2 on meie enda kokku pandud komplektid, aga siis need siinpool on, mis mul on kogu aeg kodus olemas, et kui üks saab otsa, siis ma ikkagi kogu aeg ostan uue. Ja võib-olla ma esimesena võtan kõige väiksema ja see on Fresmi hambapasta tabletid. Neid müüakse erinevates kogustes, aga mul on see reisikarp ja nagu näha on ju, ega siin liiga palju neid ei ole, aga mul juba tabletis on see võlu, et siin ei ole neid lisaaineid sees. Ja näiteks Rebecca puhul samamoodi, tal oli see perioraalne dermatiit ja ta sai teada ühe põhjuse, et seda võib põhjustada ka SLS ehk soodiumlauretsulfaat, mis on väga paljudes hambapastades ja mis võib olla üks süüdlasi. Aga siin ülipuhas toode, mega hea kaasa võtta, paned suhu, närid läbi. Ta on muideks võitnud seal samas Bologna Itaalia messil innovatsiooni auhinna, ehk et valiti välja, ma ei tea, kui palju see on, mustmiljon toodet nende seast, et nad on saanud tunnustust ja Marko, kes seda brändi juhib, no lihtsalt see tema sarkasm, iroonia ja samas selline julgus alati kõike küsida ja samas see soe ja hooliv tunne, mida ta inimestes tekitab, et nad teevad seda asja mega südamega ja mulle väga meeldib nende pildikeel, seal on huumorid ja ma soovin neile üli palju edu, aga need hambapasta tabletid, need on kindlalt selline go-to toode ja meeldib, laste omasid on ka, et tegelikult kogu perele midagi. No, Hoia on Saaremaalt. Saarte inimesed on teistsugused kui mandri inimesed, ma arvan, kõik teavad seda. Ja selle brändi taga on
ja Martin, kellel on 4 last ja nad on abielus. Ja siis seal see tiim, seal on umbes 3 Kristit ja nad on kõik nii armsad, nad on lahedad. Vaadake nende sotsiaalmeedia sisu, mulle väga meeldib, kuidas nad toovad huumorit, nad ei tee seda liiga raskelt. Aga mis ma Hoia kohta kindlasti tahan öelda, et Tiiga, meil on kõige põnevamad vestlused olnud tootearenduste teemadel, et taga on nii hea mõtteid vahetada, kogemusi jagada, ta on hästi põhjalik, hästi uuriv, aga samas tal on see sihuke mõnus selline elukergus ja tohutu elujanu ja see, kuidas ta selles kaoses korda suudab hoida ja seda brändi käimas, väga-väga imetlen ja igatsen ja meil on alati mega tore koos. Ja see Sundrops superseerum on ülihea, sest et paned paar tilka, mis iganes enda kreemi sisse ja sa saad selle ilusa Sunkist jume, mis nagu ta ei tule ju kohe, on ju, vaid niimoodi sa saad seda ehitada, et see on hästi loomulik ilu igal aastaajal. Joigist mul on alati kodus küünlad, kindel see, aga nad on nii palju rohkem kui küünlad ja Joigi vastu mul on väga suur respekt. Nad on kõige kaugemale jõudnud, nendel on ülikorralik tehas, nad on väga põhjalikud, nad on väga targad. Ja Eva, kes selle brändi looja on, meil on olnud õnn ka ühes koolis käia. Kooli ajal juba suhtlesime ja mul on väga austan. Ta on tulnud juurast ja teinud selle brändi, et ta on pannud kokku 2 väga tugevat karjääri. Ja nad on siis... Minu meelest ju, ma arvan, ma ei valeta teile praegu, kui ma ütlen, nad on ainus nahahooldusbränd, kes on teinud ka meigi ja mulle väga meeldivad need huule tinted lip oil on selle nimi, need huuleõlid ja valisin või ma olen valinud kogu aeg selle, mille nimi on Berry Beautiful, see on number 5. Sest mina ei tea, kui on mingi huuletoode ja seal on berry, ma olen kohe müüdud, et see marja värk on nii lahe. Ja kuigi ta tundub tume, siis mul endal huulepulk peal, aga öeldakse, et huule asju võid ka näpu otsa proovida, et siis ta jääb sul nagu suht sarnane sellele, milline huule peal on, aga ta on mõnusalt siuke läbikumav, et ta ei ole üldse nii tume, kui ta sellest purgist tundub. Ja no, ma ei tea, kes seda Holiday filmi on Jude Law'ga näinud ja Cameron Diazega, siis see väike tüdruk oli seal ka sellise, et kuidas ta ütles selle Cameronile, et mis sul selle huulepulga nimi on ja siis Cameron ütles, et Berry Kiss. Ja siis ta oli nii õnnelik ja see on Berry Beautiful, nii et berries, aga Joik on väga lahe ja hästi põhjalik, nagu ma ütlesin ja nendel on väga tugev tiim ja nad väga hoiavad oma inimesi ja see on ilus. Magrada, emme ja tütre bränd, Lisanna ja Kaire. Lisannaga mul on täitsa, Lisanna on siis tütar, eks ju, teeb sotsiaalmeediat ja Kaire on siis selle brändi loonud. Sai alguse siis nende enda vajadusest, nagu tihti, kui naised midagi teevad, siis see on sellepärast, et midagi muud ei tööta ja siis sa pead ju ise selle lahenduse leidma. Ja Lisannaga me olime esimest korda, kui me käisime seal samas Bologna seal messil, elasime ühes toas ja ta on Rebecca vanune ja tal oli siis, kui me olime seal 3 aastat tagasi juba väike tütar ja ma algul ikka mõtlesin, täitsa võõra inimesega elan ühes toas, et huvitav, kuidas see on ja no nii mõnus oli, nii lihtne, me klappisime nii hästi, magasime samal ajal, sõime samal ajal, hästi mõnus, et aitäh Kaire, et sa oma tütart laenasid mulle. Ja nendelt mul on mitu toodet, aga lõhna poolest ja toime poolest mulle väga meeldib see kehakreem, mis on vist ilmselt nende kõige kuulsam kehakreem, Hydra Body Balm, mis on Laureniga koos tehtud ja siis seda ma tõesti olen palju kasutanud ja ma arvan, et jään kasutama ka. Kaire kasutab meie 5D-sarja silmakreemi jälle, ta ütleb, et tal teised ei sobi, nii et meil on nagu see
lisaks teineteise armastusele ka toodete armastus. Ja nüüd ma mõtlesin, et Lauren, sulle saadame meie selle Shimmer Bodybalmi, et siis sa saad võrrelda, nad on erinevad sellest kehakreemist, aga võib-olla sul hakkab ka see meeldima. Nii, ja väga kaua jäpin ma ju rääkida oskan, on ju, või noh, meeldib. Ja siis on Ecosh ja Ultimate Beauty. Nendega me oleme tegelikult teinud sellised koostöökomplektid ja Ultimate Beauty puhul on siis siin sees need kommid hüaluroonhappega ja meil on Audu, mis on ka hüaluroonhappega, et selle nimi ongi siis ilus seest ja väljas, sellepärast et hüaluroonhappe on see ilu komponent. Ja Sandra, kes seda Ultimate Beauty't veab. No Sandra on selline, tema on nähtus, et kui teda ei oleks, siis tuleks ta välja mõelda. Et ta on hästi pisike, ta on nii tegus, tal kindlasti ei ole ühtegi probleemi, ta on ainult lahendused ja ta on väga aktiivne ja tõesti teeb kõik asjad ära, et mul on väga suur austus sellist tüüpi ka inimeste vastu, kes on nii hakkajad. Ecoshi puhul miks Ecoshiga tahtsime ka koostööd teha on selles, et meil on hästi sarnane see, kuidas me oma klientidega suhtleme, filosoofia pool, nende tehases on ka ISO standarditele kõik vastab, et ma tean, nad on mega põhjalikud. Mulle väga meeldib, kui nad oma kogukonda on ehitanud, nad teevad selliseid ilusaid üritusi, kus nad kutsuvad selliseid inspireerivaid inimesi rääkima, et nad ei räägi ainult vitamiinidest, vaid nad toovad palju laiema filosoofia sellesse maailma ja siis me valisime sellesse komplekti B-vitamiini, sest see on väga multifunktsionaalne, ta on vaja närvisüsteemi jaoks, ta aitab keskendumisele, ta aitab rahutuse vastu, muideks linnas elavatel inimestel, mul seda ütles perearst, et väga palju on, kes elavad linnas ja linnakeskkonnas on väga paljudel on B-vitamiini puudus. Ja mingite tervisehädade puhul, kui see selgub, siis alati sellest isegi suukaudsest ei aita, vaid ta peab süstima, aga kergemate vormide puhul siis, kui on mingid sellised kurnatuse mured, siis aitab sellest sissevõtmisest ka. Ja siis niacinamiid, ehk siis see B-vitamiin on meil hästi paljudes kreemides sees, et siis selle nimi on särav seest ja väljast, et määrid peale ja sööd sisse ja saad endale ilusa jume, aga Ecosh ka väga tore bränd ja mul on suur rõõm, et nad on olnud nõus meiega koostööd tegema. Kui sellist tüüpi postitused sulle meeldivad, siis meil on siin brände veel, et ka tooteid, mida ma kasutan teistelt, aga noh, ma ei saa ju pool tundi järjest lobiseda siin. Et sa võid meile kommentaarides märku anda, et siis me saame veel seda tüüpi asju teha. Aga elagu Eesti ja ärge laske ennast mõjutada sellel, kui keegi ütleb, et siin ei tehta kvaliteetseid asju, tehakse küll.